Tere tulemast siis kaupade väliskaubandusstatistika infotundi. Hetkel siis salvestame seda infotundi, nii et kellel kolleegid täna ei saanud tulla või kes tahavad hiljem järele vaadata, siis see võimalus on ja saadame ka esitluse. Mina olen Jane, väliskaubandusstatistika tiimi analüütik. Minuga on siin kaasas kolleegid, meie tiimijuht Evelin, kes minuga koos seda esitlust teeb. Ja ka Mirgit. Nii et kui teil on küsimusi jooksvaid, siis saate need lisada chatti. Kõigepealt Evelin räägib natuke lähemalt väliskaubandusstatistika ajateljest, mis meil siin aastate jooksul muutunud on. Ja siis ma räägin teile Intrastatist, mis muudatused meil on toimunud sellel aastal. Erinevaid tähelepanekuid, võib-olla levinumaid probleeme, mis andmeesitajatel on olnud, üritame neid adresseerida. Nii et kui teil on küsimusi, siis saate alati küsida. Näitame ette ka käsiraamatud ning erinevad juhendid. Ja siis natuke puudutan mina teoreetilist poolt, et kuidas andmeid Eestatis esitada ja meil on tulnud ka küsimusi, et kuidas neid lihtsamalt esitada saaks. Et siis üritame seda adresseerida ja kõige lõpus näitab praktiliselt siis, kuidas Eestatis andmeid esitada saab. Tere siis ka minu poolt ja alustaks siis sellega, et võib-olla räägiks siis meie nii-öelda väliskaubanduse ajatelge, et oleme siin pikalt rääkinud, et meil on muudatusest tulemas ja nüüd siis võib tõesti tõdeda, et tegelikult me oleme jõudnud selleni. Ehk siis, kui nüüd vaadata natuke ajalukku tagasi, siis 1992. kuni 2003. aasta, õigemini 2004. aasta 30. aprillini oli Eestis ainult tollideklaratsioonid. Ehk siis Maksu- ja Tolliametist tulid kõik kaubad deklareerida, mis sisse tulid, mis välja läksid, et vaba kauba liikumist ei olnud ja kogu statistika põhineski tollideklaratsioonidel. Nüüd sellest hetkest, kui me liitusime Euroopa Liiduga, tuli meil juurde eraldi küsimustik Intrastat, kauba saabumine, kauba lähetamine. Ja Euroopa Liiduga enam suhtlemiseks tollideklaratsioone ei olnud, kaubad liikusid vabalt ja tollideklaratsioonid jäid ainult alles nende riikidega, kes ei olnud Euroopa Liidu liikmesriigid, ehk siis väljaspool Euroopa Liidu riikidele. Ja seda oli siis kuni 2023. aastani. Esimene selline liikumine, mis meil toimus, oli 2024. aastal, ehk siis eelmisel aastal, kui me hakkasime esmalt meie halduskoormus on alati teemaks olnud ja et Intrastati kauba saabumise küsimustik on hästi suur halduskoormuse tekitaja, et me tõstsime korralikult kauba saabumise küsimustiku läve ja päris paljud ettevõtted juba said vabastuse aruande esitamisest ja nende asemel võtsime siis andmed teistest riikidest. Ehk siis me saame alates 2022. aastast, me saame endale andmeid teiste riikide ekspordist Eestisse, mis on siis põhimõtteliselt ju meie import teistest riikidest. Ja need nii-öelda alla läve või pisikeste ettevõtete asemel võtsime need andmed siis teiste riikide andmestikust. See oli üks muudatus, mis eelmine aasta toimus ja teine muudatus, mis eelmine aasta toimus, oli see, et liikmesriigid on alates eelmise aastast hakanud vahetama ka tollideklaratsioone. Ja just sedamoodi, et kui Eesti ettevõte läheb Lätti, teeb sealt ekspordi, aga kauba võtab kaasa Eestist, siis Läti statistikaasutus saadab selle info meile, et meie saaksime võtta oma statistikasse kui Eesti eksporti kolmandatesse riikidesse. Ja samamoodi ka meil, et kui meile tuleb Itaalia firma, meie piirile teeb siit ekspordi, siis ja see kaup on näiteks veinid või mingid muud asjad on toodud kaasa Itaaliast, siis me saadame selle kauba Itaaliasse, Itaalia statistikaasutusse selle kauba kohta andmed ja Itaalia saab selle enda statistikasse võtta. Ja nüüd siis aasta 2025, ehk siis käesolev aasta. Juba tegelikult novembri lõpus me saatsime
ettevõtetele kirju neile, kes olid seotud siis kauba saabumise küsimustikuga ja teavitasime, et uuest aastast neil ei ole vaja seda enam teha. Ja nii ta on, et alates 2025. aasta jaanuari andmetest meil enam ei ole Intrastat kauba saabumise küsimustikku. Et kõik need ettevõtted, kes pidid seda tegema, on sellest nüüd vabastatud. Ja ainukesena on meil jäänud siis kauba lähetus Euroopa Liitu, Intrastat kauba lähetamine. Ja eks see halduskoormuse muutus on ettevõtetel erinev, kellel oli ainult kauba saabumise küsimustik vaja esitada, siis loomulikult tema on saanud täiesti priiks. Ettevõtted, kellel on mõlemad vood olid, on jäänud alles ainult kauba lähetamine. Ja muidugi need ettevõtted, kellel ainult kauba lähetamine oli, siis nendel kahjuks ei ole mingit muutust ega lihtsustust. Aga jah, selle tegevuse me nüüd viisime lõpuni, et enam 25. aastast me ei taha kauba saabumise andmeid, aga kui teil kellelgi on esitamata 24. aasta andmed, siis neid me ikkagi ootame veel. Et selline muudatus ja selline pöördeline moment on saanud teoks. Ja me väga loodame, et märtsikuus, 12. märtsil, kui on väliskaubanduse pressiteade, et meil on olemas ka teiste riikide kauba saabumise andmed, et me saame oma pressi ilusti avaldada. Ja need andmed on usaldusväärsed ja kõigile mõistetavad. See oleks minu poolt hetkel kõik. Tanjana, annan sulle tagasi sõna. Ja, lähme siis edasi muudatuste juurde, mis sellel aastal on toimunud. Kõigepealt siis kordaks üle, et kes Intrastati küsimustiku üldse esitavad, kes selle kauba lähetamise küsimustiku valimis on. Ongi majandusüksused, kellel siis käive ületab statistilise läve. Et selle me määrame kindlaks Statistikaametis ja see on ka meil Euroopa Liidu määrusega kehtestatud, et 95% lähetamise andmetest olema kogutud. Ning seda läve ületamist siis vaatame käibedeklaratsioonide andmete järgi. Sellel aastal siis, nagu Evelin juba mainis, kauba saabumise küsimustikku meil ei ole. Need andmed saame teistelt riikidelt. Et juba eelmisel aastal me oluliselt tõstsime seda läve ja vabastasime ka juba hulga ettevõtteid andmete esitamise kohustusest. Ja lähetamise läbi, seda me juba tõstsime 2024. aastal 350,000 euro peale ja sel aastal see jäi samaks. Siia tõime kõige alla ka lingi, kus saab vaadata siis oma ettevõtte kohta, et milliste andmete esitamise kohustus teil on. Kui vaadata valimi suurust, siis on näha siit juba, et lähetamise nii-öelda valim on vähenenud juba eelmisel aastal, et sel aastal ta kergelt tõusis, aga ta on umbes samas kandis, et see on siis jaanuari seisuga. Ja saabumises on näha, et 2024 juba oluliselt vähenes valimi suurus võrreldes 23. aastal. Ja 2025 siis nagu öeldud, ei ole enam saabumise valimisettevõtteid. Siin oleme siis välja toonud põhilisi küsimusi, mis meile on esitatud ja mis meil on ka käsiraamatus olemas. Et kui kaua, üks küsimus, mida küsitakse, et kui kaua peab andmed esitama, et kohustus kestab siis aruandeaasta lõpuni, et kui näiteks jaanuaris saate kohustuse, siis tuleb esitada neid andmeid aasta lõpuni. Et Intrastat on siis kuuline aruanne. Kui aga tekib juhtum, et selle aja jooksul näiteks ettevõtte tegevus ajaliselt peatatakse või ettevõtte isegi likvideeritakse või tõesti kuidagi ei ole võimalik tähtpäevaks andmeid esitada, siis kindlasti palume meid teavitada, kas siis kliendi telefonile helistades või e-postile kirjutades, et kindlasti meile märku anda. Ja kui läbi siis ületatakse, et läve ületamise kuust hakatakse esitama, et kohustus võib tekkida ka aasta keskel. Lisame keset aastat vahepeal ettevõtteid sinna juurde.
Ja palju on meilt ka küsitud, et miks see intrastati esitamise tähtpäev on just 14. kuupäev. Kõigepealt rõhutaks üldse selle põhilise üle, et andmeid tuleb esitada kõigi eelmisel kuul Euroopa Liidu riikidega tehtud kaubaliikumiste kohta. Et jaanuaris toimunud kauba lähetamise andmed tuleb esitada meile 14. veebruariks. Ja isegi 19 liikmesriigis on see esitamistähtpäev umbes samal ajal, et siis 15. kuupäev või isegi varem. Et põhjus on see selles mõttes lihtne, et kuu lõpuks, et umbes 30. kuupäevaks peame meie omakorda esitama andmed Euroopa Liidu Statistikaametile ehk Eurostatile. Et see jätab meile umbes 2 nädalat, et andmeid üle vaadata, töödelda, kontrollida, ette valmistada. Seega ei ole meil võimalik seda tähtpäeva 14. kuupäeva kuhugi edasi nihutada. Et tuleb ka meil nende andmetega tööd teha. Ja milliseid andmeid üldse intrastati küsimustikus peab kajastama. Oluline on see, et tehingud toimuvad siis Euroopa Liidu liikmesriikidega, sealhulgas siis Põhja-Iirimaa. Ja oluline on, et kaasneb tegelik kauba liikumine, et füüsiliselt on see kaup Eestist lähetatud, et kui see kaup peaks ka nii-öelda Eesti siseselt kellelegi teisel inimesel nii-öelda, et kauba omanik vahetub, siis see ei ole nii-öelda oluline, et meie jaoks on oluline see, et kaup on Eestist füüsiliselt liikunud teise Euroopa Liidu riiki. Et isegi kui nii-öelda liiguvad ainult kaubaarved, aga kaup ise ei liigu, siis sellist tehingut ei pea intrastati aruandes kajastama. On küsitud ka, et veel 2022. aastal tuli lähetamise küsimustiku muudatus, kus pidi siis lisaks hakkama kajastama andmeid tehingupartneri käibemaksu numbri järgi. Ja see siis lähtus sellest, et 2019. aastal tekkis selline määrus, millega tekkis Euroopa Liidu liikmesriikidel võimalus siis alates 2022. aastast väliskaubandustatistika koostamisel siis kasutama teiste riikide detailandmeid. Et määrus järgi siis meie oleme ka kohustatud teiste liikmesriikide statistikaasutustega andmeid vahetama. Ning selle jaoks ongi siis vaja, et tuvastada enda riigi ettevõtted, siduda need andmed enda riigi ettevõtetega, siis oli vaja kasutada tehingupartneri käibemaksu numbrit, et see on siis see identifitseerimisviis. Ja ka meie hakkasime sel teemal mõtteid mõlgutama ning alates 2024 siis meie võtsime osaliselt, nagu Evelin juba mainis alguses, võtsime osaliselt need teiste riikide andmed kasutusele ja siis aasta keskelt enam valimisi uusi majandusüksusi ei lisanud. Ja lisaks meile juba osaliselt kõige esimesena võtsis ka teiste riikide detailandmed kasutusele Taani ning lisaks on siis võtnud ka veel Saksamaa, Portugal, Hispaania ja Holland. Aga 2025 on siis selles mõttes märgiline aasta, et Eesti on esimene liikmesriik, mis üldse täielikult uuele süsteemile üle läheb, ehk siis saabumise voo andmete saamiseks või statistika tegemiseks kasutame ka ainult teiste riikide nii-öelda lähetamisandmeid, mis siis meie jaoks on import. Nii et märgiline aasta on meil tulemas või on juba käes. Aga andmeesitaja jaoks siis võib-olla oluline, et kuidas, kes on just uued, et kuidas siis leida neid andmeid, et seda intrastati lähetamise küsimustikku täita. Et hiljem näitan ka, millised need kohustuslikud väljad on, mis ta peate täitma, aga siin on ka natuke aimu, et kust võiks saada infot, on näiteks muidugi erinevad ostu-müügiarved, kus tõenäoliselt on kauba väärtus mainitud, netomass, kogus, sihtriik, kuhu kaup siis liigub, päritoluriik, kus kaup on valmistatud või algselt töödeldud, ilmselt ka kauba kirjeldus, mõningatel juhtudel isegi kaubakood. Sama võib saada ka transpordidokumentidest või saatelehtedest ja lepingutest, tellimustest, laodokumentidest, et on erinevaid kohti, kust seda infot saada. Ja
on siis olnud sellised küsimused, et kas näiteks näidiseid tuleb intresseti küsimustikus kajastada. Ja oluline on siis see, et intrassetis tuleb kajastada selliseid näidiseid saadetud kaupu, mis on saadetud kas tasuta või sümboolse tasu eest. Sellised näidised ainult siis tuleb neid kajastada, kui need hiljem maha müüakse. Ja seega tuleb siis intrassetti märkida ligikaudne väärtus turuhinna järgi ja tehinguliigiks tuleb siis märkida 34. Ja samamoodi tuleb kajastada ka humanitaarabi või abisaadetised, mis siis Euroopa Liidu riikidesse on lähetatud, et tuleb märkida siis ka nende ligikaudne väärtus. Aga kui saadetakse tasuta või sümboolse tasu eest sellised näitised, mis ei ole müügiks hiljem mõeldud, vaid näiteks oma tarbeks tasuta jagamiseks, siis neid intrassetti lähetamise aruandesse kajastama ei pea. On ka juttu olnud Maksu- ja Tolliameti andmetest ja nende kasutamisest, et me kasutame nii palju, meil on pidev infovahetus Maksu- ja Tolliametiga ja kasutame nii palju andmeid kui võimalik. Aga seal on teatud osad või nii-öelda meie jaoks on siis see teatud osa sellest kogu andmestikust, mis me saame sealt kasutada või mida me kontrollides saame kasutada. Et seal ei ole nii detailsed andmeid, nagu meil intrassetti jaoks on vaja ja nagu meie peame Eurostati saatma, näiteks Maksu- ja Tolliameti kogu kaubakoodi, päritoluriiki, tehinguliiki, netomassi, kogust. Ning samamoodi, kui esitate näiteks ühenduse siselt käibearuannet, veeldaruannet, siis sealt saab küll kaupade ekspordisumma riigi lõikes ja ostja käibemaksu numbri järgi, kuid seal ei ole siis samamoodi nii-öelda kaubakoodide lõikes ja sealt on ka või teised olulised näitajad puudu. Aga mis põhineb täielikult Maksu- ja Tolliameti andmetel on siis kolmandate riikide, Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus, mis on siis tollideklaratsioonide põhjal, et neid me kasutame ja neid andmeid me intrasetiga ei küsi. Ja meil on olnud ka andmeesitajate poolt siis küsimustiku eeltäitmise soovi Maksu- ja Tolliameti andmetega ja oleme seda nii-öelda proovinud veedeandmete järgi, aga kuna veedel on siis, nagu ma mainisin, selline kogu summa riikide ja käibemaksnumbrite lõikes, siis selles mõttes pigem üldiselt teeb keeruliseks, kui on palju kaupu näiteks, et siis on vaja ikkagi see number nii-öelda lahti võtta ja kaupade ja teiste näitajate järgi uuesti kirja panna, et see pigem teeb keeruliseks, et võib-olla siis on lihtsam, kui ongi üks kaup, üks riik, üks partner, et siis on lihtsam, aga muidu üldiselt, kui on rohkem kaupu, siis see pigem on olnud keerulisem ja andmeesitaja on siis soovinud selle eeltäitmise lõpetada. Aga kui on soovi, siis võib alati kliendi toele märku anda. Siis on küsitud ka, et mida teha, kui saadetakse korrigeeritud arve, aga intrassetti andmed on juba esitatud. Intrassetil on siis selline nüanss, et parandust ei ole vaja saata, kui see krediitarve summa oli alla 5000 euro. Ja kui on üle 5000 euro, siis tuleb parandada lihtsalt seda vastavat kuud, millal kaup siis esialgu lähetati, et see ei ole oluline, millal see krediitarve nii-öelda selle kohta esitati. Aga kui on nii-öelda krediitarve tehtud siis alla hindlusega näiteks kogu kauba kohta või mingisuguse boonusega, siis näiteks aasta lõpu alla hindlus, siis ei pea seda parandust nii-öelda, kui te ei käi ühe kauba kohta, et siis ei pea seda parandust hiljem intrassetis kajastama. Milliseid kaubataгаstusi ja asendusi tuleb intrasseti andmetes kajastada. Siis tuleb kajastada kauba tagasisaatmist asendamist, kui tehingud on toimunud erinevates kuudes. Ja kauba andmed lisatakse siis selle kuu andmetesse, mille kaup tagasiti või asendati. Siin on siis, oleme välja toonud erinevad tehinguliigid. Näiteks kui klient siis tagastab teile kauba ja teie selle asendate, siis nii-öelda näitate intrassetis lähetamistehingoliigiga 22. Ja kui te asendate niimoodi, et seda kaupa tagasi, esialgselt kaupa tagasi ei saa, siis kasutada tehinguliigi 23.
ja kui lähetamine ja tagastamine toimub samas kuus, siis tuleks siis näidata see tegelik lähetatud kauba kogus ja väärtus. Kes varasemalt on andmeid juba esitanud, on võib-olla tuttavad veateadetega, mis neile saadetakse. Ehk siis meil on määratud teatud koodidele mingisugused vahemikud, mille järgi siis andmetöötlejad ka vaatavad neid andmeid üle ja mida siis teha, kui need lähetatud kaubad on tavapärasest odavamad ja kallimad ja saate iga kuu näiteks veateate, kuigi tegelikult andmed on õiged. Et nii-öelda töö lihtsustamiseks, et andmetöötlejatega ühendust ei võtaks, on meil intresside küsimustikus vabatahtlikud väljad, näiteks kaubakirjeldus ja ka märkus, kuhu saab siis juba nii-öelda andmeid esitades kirjutada, et tegemist on tavaliselt odavama ja kallima kaubaga. Ja soovitame ka kaubakirjelduse lahtrit päriselt kasutada ja sinna näiteks kauba nimetus või täpsem kirjeldus kirjutada. Et siis on meil ka lihtsam aidata, kui meile tundub näiteks, et mõni asi on vale või teistsuguse hinnaga. Et soovitan seda lahtrit kasutada. Et sellisel juhul jah, et kui selline info on olemas ja me tuvastame, et andmed võivad tõesti õiged olla, et siis töötleja ei pea teiega enam eraldi ühendust võtma ja arvestab selle täiendava infoga. Siis me oleme andmeesitajate jaoks siin välja toonud erinevad abimaterjalid. Need on ka kodulehel olemas, aga oleme need siia ka toonud välja, ehk siis kombineeritud nomenklatuuri ja erinevad juhendid. Siis nii Intrastati käsiraamatud kollaskeeles kui ka tegelikult muudatused, et mis sel aastal selle küsimustikus toimusid ja erinevad klassifitseerimisjuhendid. Siin on ka failid, mille abil saab andmeid Estati laadida, mida Evelin ka hiljem näitab. Ning siin on ka sama infotund, mis toimus aasta aega tagasi, selle salvestus on siin olemas. Ning muidugi meie veebileht Intrastati küsimustiku poolt. Aga mille jaoks neid väliskaubanduse andmeid üldse kasutatakse ja mille jaoks need kasulikud on? Enda alusel tehakse siis Euroopa Liidu väliskaubandusstatistikat, et see on nii avalikus kui erasektoris kasutusel, nii ütleme maailma tasemel, Euroopa Liidu tasemel, riigi tasandil kui ka majandusüksuste tasandil. Et ka erasektor on hakanud iga aastaga üha rohkem neid andmeid kasutama. Ja tegelikult need on kättesaadavad ka teile kõigile nii meie andmebaasis kui visualiseeritud kujul ka väliskaubanduse rakendused, mida ma soovitan vaadata. Et seal on väga lihtsustatud ja nii-öelda mugavalt toodud kätte need kõik andmed Eesti ekspordi ja impordi kohta. Aga siseriiklikul tasandil siis neid andmeid kasutatakse, et hinnata üldse Eesti majandust, selle tugevust, transporditaristute vajalikkust ja kuidas üldse väliskaubandus on arenenud ja selle põhjal siis saab poliitikat teha. Ja seda ei kasutata mitte ainult nii-öelda eraldiseisvana, vaid see on ka sisendiks, näiteks maksebilansi konto koostamisel ja SKP arvutamisel, erinevate sektorite statistika tootmisel ja tegemisel. Et neid andmeid kasutavad nii valitsus, ministeeriumid, Eesti Pank, teadlased või erinevad analüütikud ning muidugi ka meedia. Aga seda ei kasutata mitte ainult siseriiklikul tasandil, vaid ka rahvusvahelisel tasandil, et meie edastame siis Eesti väliskaubandusstatistikat juba mainitud Euroopa Statistikaametile ehk Eurostatile, aga ka ÜRO-le, OECD-le, IMF-ile ja muudele erinevatele organisatsioonidele. Ja Euroopa Liidus just kasutatakse, et saada ülevaadet siis sellest siseturu toimimisest ja sarnaselt sest et jälgida majandust ja samuti ka ühisraha euro jälgimiseks. Ning neid väliskaubanduse andmed on siis kasutatud ka erinevate läbirääkimiste ettevalmistamisel, näiteks siin
koroona mõju hindamisel või sanktsioonide nii-öelda ülevaatamisel on hetkel aktuaalne uurida siis väliskaubandusstatistikat ning energiakriisi. Aga kui minna nüüd andmete esitamise juurde, siis vaatame lähemalt Introstati küsimustikku, et seal on 11 erinevat andmevälja ja millest siis 2 on vabatahtlikud, aga kohustus on siis täita nii kaubakood, liikmesriik, sihtliikmesriik, kuhu siis kaup lähetati, päritoluriik, kus kaup on valmistatud või oluliselt töödeldud, samamoodi tehinguliik, netomass ning kui on siis kaubakoodil nõutud, siis ka kogu see lisamõõtühik. Kaubaarve summa on siis märgitakse eurodes ning lisaks, nagu mainitud, on väga oluline märkida ka siis õige tehingupartneri käibemaksu number koos liikmesriigi tunnusega. Ja siin on ka nii-öelda viited siis klassifikaatoritele, nii et kui te hiljem need slaidid kätte saate, siis saate ka lähemalt uurida. Nagu enne mainitud, et siis alates 2022. aastast tekkis võimalus või isegi kohustus teiste riikidega andmeid vahetada. Ja vasakul pool tulbas siis praegusel slaidil on näha siis need andmed, mida me teie käest küsime. Ja paremal pool on siis see, et mis andmed me nii-öelda andmevahetusest saadame teistele riikidele. Et me lubame, et Eesti ettevõtete registrikoode meie kuskile ei saada, et teise riigi vaatest on siis oluline just saada see õige tehingupartneri käibemaksu number, et nad saaksid siis neid andmeid enda ettevõtetega siduda. Et see on samamoodi meile oluline nende andmete kohta, mis teistest riikidest tuleb. Aga registrikoode me kuhugi ei saada, nii et ettevõtted ei ole selles mõttes tuvastatavad. Ja vaatame siis natuke neid kombineeritud nomenklatuuri muudatusi. Et kaubakoodid, mille alusel siis andmeid esitatakse, need muudetakse siis Euroopa Liidus igal aastal, et see ei ole ainult nii-öelda meist või Eestist tingitud muudatused, vaid need on Euroopa Liidus siis ühtsed, et võetakse ka arvesse siis erinevaid mingite nõuete muudatusi või siis tehnikakaubanduse arengut või lihtsalt, et neid lihtsustada või selgemaks muuta neid kaubakoode. Ja uus nomenklatuur siis kehtib iga aasta 1. jaanuarist. Teen siia alla ka lingi, et kus on hetkel siis kehtiv versioon kombineeritud nomenklatuurist. Ja käesoleval aastal siis oli erinevaid muudatusi kokku 66 ja seal hulgas siis kustutati 34 koodi, lisati 49 koodi. Et praegusel hetkel on seal siis ligi 10 000 erinevat koodi. Ja järgnevatel slaididel oleme välja toonud erinevad koodid, mis muutusid, et peamiselt need toimusidki siis kas toidukaupade, elektroonika, puidu, keemiatööstuse toodete või õlide kaubakoodides. Näiteks on siin haid, suur teema, et eelmisel aastal oli üks kood, aga sellel aastal muutus 8, et taheti siis välja tuua veel eraldi Atlandi makohai. Et siin võib olla tõenäoliselt põhjustatud sellest, et tahetakse silma peal hoida võib-olla ohustatud liikidel või kuidas tahetakse lihtsalt nii-öelda jälgida neid rohkem. Et näiteks külmutatud haiuimed jagati lausa 5 erineva kaubakoodi alla ja toodi siis eraldi punaseks tehtud hailiigid välja. Samamoodi haide fileed, sarnaselt siis esimesele, et toodi siis Atlandi makohai filee külmutatud kujul toodi siis eraldi kaubakoodi alla välja. Ja samamoodi suitsetatud, kuivatatud, soolatud ja solves haiuimed toodi siis samuti 5 uue kaubakoodi alla välja. Ja siis tehti selline lugu tomatitega, et kui enne olid kõik ühe koodi all värsked või jahutatud tomatid, siis nüüd on
nii-öelda läbimõõdu järgi ja selle järgi, kas nad on kuberdumatud või mitte, jagati siis kolme nii-öelda kaubakoodi alla. Ja samamoodi gaasiõlid, mis oli enne siis ühe koodi all, siit toodi eraldi välja siis need, millel on siis biopõhist süsinikusisaldust 80% massist. Et kõik need koodid ja nagu öeldud, slaidid saate eraldi, et siis hiljem on võib-olla lihtsalt koode hoomata, aga kui kellegi selliste kaupadega tegutseb, siis on võib-olla praegu hea meelde, et võib-olla on mingites koodides muudatusi olnud. Ka õlijäätmed, siit on toodud siis eraldi osa nendest õlijäätmetest välja. Ja aja kokkuhoiu mõttes keemiatooted ei hakka siin ette lugema. Need on väga keerulised tõenäoliselt paljude jaoks, et lihtsalt teada, et hiljem võib pilgu peale visata, millised muutused siin on toimunud, et hetkel on näha siis, et pigem on tehtud üks kood 2. Ja siin isegi 3. Ja uurija väetiste juures samamoodi uurija sisalduse järgi siis tehtud 3 uueks koodiks sellel aastal. Ja puidujäätmetest siis toodi eraldi veel välja puukoor ning tootmisjäätmed, jäägid ja praak. Ja puidu juurde jäädes siis puitküttplaadid. Siit toodi siis eraldi välja laminaatpõrandakatted. Ja järgmisel slaidil on tegelikult näha, et siin esimesel slaidil on siis need paksuse järgi samamoodi eraldatud. Et siin on 59 millimeetri vahel see paksus ja siin on siis rohkem kui 9 millimeetrit. Samamoodi laminaatpõrandakatted on eraldi välja toodud. Siis meil on generaatorite osad, mis samamoodi on 2 uue kaubakoodi all jaotatud. Aga on ka selliseid juhtumeid, et eelmisel aastal olid need 2 koodi all ja 2025. aastal on need siis 1 koodi all ehk videoseadmete puhul nii just on. Et nüüd on nad mõlemad koos siis magnetlindiga videosignaalide salvestus- või taasesitusseadmed. Et tehakse ka natuke lihtsamaks on esitajate elu. Tundub, et ei olnud enam vajadust kuvada 3 eri koodi alla mootorsõidukite raadiovastuvõtjaid, vaid need pandi siis 1 koodi alla. Ja lisaks siis televisiooni vastuvõtuseadmed tehti veel lihtsamaks, et 5 koodi siis koondati 1, et siis televisiooni vastuvõtuseadmed, mis sisaldavad ja sisaldavad ringhäälingu raadiovastuvõtjaid. Ja võib-olla kõige keerukam ja värvilisem kaubakoodide jaotus, et siin ma ei hakka ka ette lugema, et püüdsime siin värvi järgi ära näidata, mis kuhu jagunes, aga põhimõtteliselt siis lameekraanide osad siin toodi mõned kaubakoodide teiste koodide alla ja natuke muudeti siin, et kes nendega tegeleb, saab siis siia pilgu peale visata. Aga võib-olla siis natuke rääkida lähemalt metoodika poolest ja nendest tähelepanekutest. Kuna kolmnurktehingud on ka oluline teema, siis natuke veel rääkida lähemalt, et kui teie olete liikmesriigis 1 Eestis, nii-öelda majandusüksus A ja liikmesriigis 2 asub majandusüksus B, siis nii-öelda ostab kaupa, aga teie saadate selle kohe liikmesriiki 3, ehk siis majandusüksusele C. Ehk et sellisel juhul siis arved liiguvad sealt nii-öelda B kaudu, aga kaup läheb siis otse C-le. Et sellisel juhul siis näidata Intrastatis majandusüksuse C käibemaksu numbrit.
ja nagu öeldud, siis tehingupartneri käibemaksunumber on kohustuslik väli ja see ongi siis teise riigis selle kauba saanud ettevõtte kehtiva käibemaksukohustuslase number koos riigitunnusega. Siin on siis erinevaid juhtumeid, oleme toonud näiteid, et kui näiteks ei ole teada või kui omab mitut numbrit, et mida sellistel juhtudel siis lähetamise küsimustikku märkida. Et kui partneril on mitu käibemaksunumbrit, siis tuleks kõigepealt märkida meie küsimustikku siis selle sama riigi number, kuhu siis kaup lähetati. Aga kui käibemaksunumber ei olegi teada, näiteks teie tehingupartneriks on siis füüsiline isik, siis juba on teada, et tuleb siis märkida selleks tehingupartneri käibemaksunumbriks QN ja 12.9. Või kui see partner ei ole käibemaksukohustuslane, siis QT ja 12.9. Ja kõige äärmisel juhul, kui tõesti ei ole seda numbrit teada ja seda ei ole võimalik kindlaks teha, siis äärmisel juhul võib märkida QV ja 12.9. Et seda pigem ei soovita. Aga nüüd on siis veidi uuem info, et kui on kolmnurktehing ja partneri või osta käibemaksunumber on teadmata või siis ostja väljaspool Euroopa Liidu liikmesriik, siis tuleb märkida selleks koodiks XX ja 12.9. Aga XX asemel on siis see riik või selle riigi kood, kahekohaline kood, kuhu see kaup siis lähetati. Ja oleme toonud ka mõningaid näiteid, millist käibemaksunumbrit siis kajastada. Et näiteks kui Eestis olev majandusüksus siis müüb kaubad Rootsi ja lähetab need ka samale ettevõttele, siis on selles mõttes lihtne ja selge, et sihtriik on Rootsi intresside küsimustikus ja tehingupartneri käibemaksunumber on sellesama majandusüksuse number. Aga kui näiteks selline juhtum, nagu see alumine joonis on, ehk et kaubad müüakse, ehk siis arve läheb Soome majandusüksusele, aga kaubad füüsiliselt liiguvad Rootsi, siis tuleb intrassetis näidata tehingupartneriks ikkagi Rootsi, sihtriigiks Rootsi ja tehingupartneri käibemaksunumbriks samamoodi see Rootsi majandusüksuse käibemaksunumber. Siis veel mõningaid näiteid, et näiteks Eesti majandusüksus müüb siis Rootsis olevale ettevõttele SE1 kaubad ja saadab neile arve, aga kaubad füüsiliselt siis liiguvad teisele ettevõttele SE2. Sellistel juhtudel tuleb intrastati küsimustikus näidata ikkagi SE1 käibemaksunumbrit. Ja viimane näide, kui näiteks kaubad müüakse siis Norra, kuid arve läheb sinna, kuid kaup füüsiliselt liigub Rootsi, siis tuleb endiselt näidata intrastati küsimustikus sihtriigiks Rootsi ja ka nende käibemaksunumber. Kindlasti on ka palju erijuhtumeid. See on siis käsiraamatus meil pikem tabel. Ma võtsin siia väikse lühikese osa ainult sellest, et soovitan kõigil kutsuda, kellel on kahtlusi, kuidas erinevaid kaupa või mida üldse seal peab kajastama. Näiteks siit võime tuua selle eraisikule müügi. Näiteks kui Eesti majandusüksuse käest siis eraisik ostab kaupa ja Eestis siis saadetakse kaupa näiteks Soome, siis nagu mainitud, siis eraisiku puhul tuleb selleks tehingupartneri käibemaksunumbriks märkida siis QN ja 12.9. Aga näiteks kui tullakse siis Eestisse, soomlane tuleb Eestisse ja ostab siit ja teie kaupa kuskile Eesti piiridest välja ei saada, siis seda intrastati lähetamise küsimustikus kajastada ei tule. Või siis allpool on näiteks internetikaubandus. Sellisel juhul, et kui kaupa hakkab näiteks Eestist füüsiliselt Soome poole liikuma,
siis tuleb seda intrastatis näidata. Ja kui partneriks on siis mõni ettevõte, siis näidatakse selle ettevõtte käibemaksunumbrit. Ja kui eraisik, siis nagu mainitud, siis QN ja 12.9. Aga näiteks, kui ostetakse, oletame, et teil on siin Eestis e-pood, ostetakse Soomest kaupa, aga kaup füüsiliselt näiteks liigub Saksamaalt otse Soome, siis sellisel juhul seda ei kajastata intrastati aruandes. Samamoodi näiteks tarkvara allaladmist ei kajastata. Nii, ja teil oli võimalus meile ka esitada küsimusi juba enne infotundi ja küsiti transiidi ja selle kajastamise kohta. Näiteks, kui siis kaupa võetakse ühest riigist teise Eesti kaudu, ehk siis toimub transiitvedu ja see kaup liigub tolli järelevalvel, ehk siis on see transiitdeklaratsioon, siis selliseid andmeid intrastatis ei kajastata, nagu alumisel joonisel on näha. Aga intrastatis ei pea siis seda kajastama ka siis, kui näiteks Eestis tehakse vahepeatuse, et kaupa ümber laadida. Sellisel juhul samamoodi ei pea neid intrastatis näitama. Või siis näiteks, kui kaup liigub Euroopa Liidu siseselt, näiteks Saksamaalt Soome, aga rekka sõidab Eestist vaid läbi, siis seda samuti intrastatis ei kajastata. Kui aga see kaup tuleks näiteks Saksamaalt Eestisse, näiteks Lattu, mis siit siis mõne aja pärast eksporditakse, siis tuleb see intrastatis näidata kauba lähetamisena Soome. Järgnev info on siis töötlemisettevõtetele. Kuidas siis näidata intrastatis töötlemist, kui kaubad siis tulevad Eestisse töötlemiseks. Kõigepealt siis materjali kohta, et kui materjal saabub mõnest Euroopa Liidu riigist, tuleb siia Eestisse töötlemisse ja valmis toodang siis lähetatakse sellesse samasse Euroopa Liidu riiki, oletame näiteks Soomest tuleb materjal siia, siin töödeldakse ja saadetakse samasse riiki, ehk siis Soome tagasi, siis tuleb teil näidata intrastatis kauba lähetamist tehinguliigiga 51. Kui aga näiteks see lähetatakse mitte Soome, aga näiteks Rootsi, siis tuleb näidata kauba lähetamist tehinguliigiga 52. Kui materjal siis tuleb Euroopa Liidust, aga valmis toodang siis peale töötlemist lähetatakse mõnda Euroopa Liidu välisesse riiki, siis seda intrastatis ei kajastata, et see tuleb tollideklaratsioonile. Ja samamoodi, kui see kaup jääb siis töötlemise järgselt Eestisse, siis seda samuti ei kajastata intrastatis. Aga kui see materjal on tulnud siis mõnest Euroopa Liidu välisest riigist siia töötlemisele ja lähetatakse mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki, siis tuleb seda lähetamist näidata tehinguliigiga 52. Ja kui ta lähetatakse näiteks samasse Euroopa Liidu välisesse riiki või isegi teise, siis neid intrastatis ei kajastata. Need on samamoodi liiguvad tollideklaratsioonidel. Ja kui valmis toodang jääb Eestisse, siis seda samuti ei kajastata lähetamisaruandes. Ja kui materjal on tulnud Eestist ja see lähetatakse siis töötlemise järgselt mõnda Euroopa Liidu riiki, siis tuleb näidata tehinguliiki 52. Ja kui Euroopa Liidust välja, siis samamoodi tollideklaratsioonidel on see olemas, et siis seda intrastatis ei kajastata. Ja üldjuhul siis töötlemise järgselt siis valmis toodang, mis lähetatakse, et nende päritolu riigiks peaks olema siis märgitud Eesti. Nii, ja kui on vastupidine olukord, ehk et kaubad viiakse siis Eestist teise riiki töötlemiseks. Et kui näiteks materjalid on Eestist, lähetatakse näiteks Soome töötlemisele ja valmis toodang saadetakse tagasi Eestisse, siis tuleb
Soome töötlemisele saatmisel siis lähetamist näidata tehinguliigiga 41 ja kui see hiljem näiteks on selline olukord, et saadetakse Eestist materjal töötlemisele näiteks Soome, aga Soomest saadetakse edasi Rootsi töötlemisele ning alles Rootsist tuleb see valmistoodang Eestisse tagasi, siis sel juhul tuleb algselt siis Eestist näidata lähetamist tehinguliigiga 42. Ja samamoodi, kui see hiljem siis töötlemise järgselt jääb liigub teise riiki, näiteks Soomest või jääb sinna samasse riiki, kus see töötlemine toimus, siis sellisel juhul samuti lähetamisaruandes siis on tehinguliiki 42. Ja kui kaup peab siis Eestisse, siis seda ei kajastata. Ja siin on siis, et materjali lähetamisele võib ju päritoluriik olla ükskõik milline riik. Siis on küsitud ka tühja taara kohta, et kuidas seda kajastada. Et kui ajutiselt lähetatakse teistesse Euroopa Liidu riikidesse kaubaga täitmiseks näiteks tühja pudeleid ja kanistreid, tulekustuteid ja muud, et siis seda Intrastati aruandes ei kajastata. Ja varuosad ja remont. Et sellised asjad tuleb Intrastati küsimustikust välja jätta, et isegi kui saadakse selle kohta eraldi arve. Et toon mõne näite. Näiteks on majandusüksus A, mis on Eestis ja vahendab remondivarvutiseadmeid ja näiteks nad ostavad varukõvaketted Saksamaalt. Siis varem näidati seda kauba saabumise küsimustikust, nüüd me saame teistelt riikidelt need andmed. Ja kui see Eesti majandusüksus siis müüb nüüd edasi need kõvaketted Lätti, siis tuleb näidata nende lähetamist Lätti. Aga kui on selline juhtum, et näiteks Soome majandusüksus B saadab siis arvuti Eestisse remonti ja sinna vahetatakse siis kõvakettes välja ja saadetakse parandatud arvuti koos selle uue kõvakette ja ka vana defektse kõvakettega Soome tagasi, siis ei näidata ei arvuti ega defektse kõvakette saatmist Soome ega ka uue kõvakette lähetamist, sest tegelikult oli tegemist kauba remondiga. Ja võib-olla lisanäiteks siis, et kui näiteks teie majandusüksus Eestis siis saadab seadme näiteks garantii remonti Saksamaale, et siis seda samuti ei näidata, sest tegemist on remondiga. Ja toomest välja mõned levinuvad probleemid, mis on aegade jooksul olnud. Näiteks kaubakoodide kirjelduses, ütleme näiteks mahlade puhul, kui te tegelete mahlade ekspordiga, siis on tihtipeale kaubakoodi kirjelduses öeldud, mis see kilohind sellel kaubal olla võib või mis vahemikus või alla mis väärtuse või üle mis väärtuse, et soovitan sellel kindlasti silma peal hoida. Samamoodi kanamunade juures võib tekkida segadus, et seal on lisaks siis netokaalule kilogrammides vaja esitada ka kogus siis täiendavas mõõtühikus, mis kanamunade puhul on mill, aga see tähendab 1000 tükki, et see ei ole ei alusetäid, vaid see on 1000 tükki. Ja siin on ka siis suuruse kaalude spikker meil välja toodud. Ja Intrastatis ei kajastata siis ka neid aja- ja rahakaarte, mille siis on unikaalsed koodid peal ja mille vahendusel saab siis digitaalseid mängukonsolidele soetada. Neid samuti ei kajastata. Lisaks on mõnel kaubakoodil ju päris paljudel tegelikult toodud, mis selle ühe nii-öelda kas siis riideeseme või looma või linnu miinimum või maksimum kaal võib olla. Et näiteks siin on toodud paar kaubakoodi, kus nii-öelda ühe tootemass ei või olla rohkem kui kilogramm või peab olema rohkem kui kilogramm, et siis sellele tasub kindlasti silma peal hoida, sest muidu need jäävad meie andmetöötlejatele ette. Lisaks näiteks paljudel kaubakoodidel on ka juures see lisamõõtühik
mis peab olema kuupmeetrid, aga paljud teevad selle vea, et esitavad jooksevmeetrites andmeid, et siis lihtsalt toodud väike spikker, kuidas saab kuupmeetreid arvutada. Ja samamoodi kange alkoholi puhul siis on lisamõõtühikuks LPA ehk liitrid puhast alkoholi ja tõime siis näite, kuidas siis seda kogust arvutada. Et ongi, et kui neto on 0,7 liitrit ja alkoholisisaldus 33%, et siis nii-öelda korrutada need omavahel ja saabki selle liitrit puhast alkoholi koguse kätte. Ja tehingupartneri käibemaksunumber, mis on kohustuslik väli. Teeme lihtsalt põhilised vead, mida on tehtud. Sellised võib-olla tähelepanematusest, et näiteks Hollandis koodide lõpus on tavaliselt B01, aga sageli selle B asemel on mõni number kirjutatud, kas siis 3813. Ja sarnane on ka Hispaania käibemaksukoodide. Et samamoodi B asemel on märgitud mõni number. See on Iirimaa, kus selle käibemaksunumbri koodi lõpus peaks olema täht, aga tähe kas siis I või O asemel on kirjutatud 1 või 0. Samuti sageli ka, et Läti ja Leedu koodid aetakse sassi, et Läti on LV ja Leedu on LT, et need vahel lähevad segamini. Ja Rootsi käibemaksunumbritel üldjuhul on 01 koodi lõpus, aga Soome omadele on sageli pandud näiteks üleliigne 1 sinna lõppu. Või siis, kui tegeletakse nende andmetega Excelis, siis tihtipeale nii-öelda lohistatakse vahel neid käibemaksunumbreid alla, mis siis tekitavad selle olukorra, et need igal real siis suurenevad ühe numbri võrra. Et sellised asju tasub tähele panna. Ja vahel lihtsalt kirjutatakse käibemaksu koodi asemel majandusüksuse registrikood või siis unustatakse mõned numbrid ära või mõni number on üleliia. Et selliseid vigu vahel on. Nii, ja on võimalik ka summeerida Intrastatis siis andmeid, et kui näiteks eriarvetel on kirjad, millele on siis sama kaubakood, tehinguliik, sihtliikmesriik, ehk siis kuhu kaup läheb ja ka päritoluriik, kus kaup on valmistatud ning tehingupartneri käibemaksunumber, et kui need on kõik samad, siis võib need kokku kõik summeerida, et need ei pea eri ridadel kajastama. Aga kui juba üks neist on erinev, et siis peab neid eri ridadele panema. Ja siin me oleme eraldi igaks juhuks toonud välja ka meie käsiraamatud. 2025 aastal on siis eesti, inglis ja venekeelne variant täiesti olemas. Ja samamoodi ka erinevate klassifitseerimisjuhendid, mis on nii eesti kui inglise keeles, et siin on sellised üldreeglid, aga samas on näha, et siin on ka eri nii-öelda toodete juhendeid, klassifitseerimisjuhendeid, et kui on keegi, kes näiteks tegeleb rohkem, ütleme siin näiteks jalatsite ekspordi või rõivastega, siis siin on nii-öelda eri lisajuhendeid nende kohta, et soovitan vaadata. Ja samamoodi mõned kasulikud lingid, et mis aitavad siis kaubakoodi otsimisel, et siin on nii eestikeelne, et esimene on siis Maksu- ja Tolliameti lehel ja samamoodi see teine on ka päris selline pikk ja hea selgitus. Ja on ka ingliskeelne variant olemas, et soovitan pilku peale heita, kui on vaja kaubakoode otsida või kui tekib probleemi sellega. Ja läheme siis viimase osa juurde, mis on eestati andmete laadimine. Et põhiliselt on võimalik siis seda teha kas siis käsitsi, mis võib-olla on lihtsam, siis kui teil on vähem kirjeid ühes puus. Aga kui teil on ikka rohkem, siis meie väga soovitame need failide abil üles laadida. Et CSV või Exceliga saab seda teha.
Jätsin siia juhise, ma hetkel seda ette ei hakka lugema, et Evelin kohe demonstreerib, kuidas neid teha. Aga on võimalik ka XML ja complex failina neid andmeid siis eestati laadida, et ei pea mitmeid kirjeid seal ükshaaval laadima. Ja eestatis on siis ka juhendid, kui näiteks täna ei jää see meelde, kuidas seda teha, et siis seal menüüpunktis abi alt on ka selline juhend nagu tabelite laadimine. Ja mida meie soovitame teha veel, on see, et kui teil igas kuus on sarnased kirjed, et siis saate laadida ka nii-öelda eelmise kuu valmis aruande alla Excelina, siis et lisate, muudate selle numbreid ja siis laete sedasama uuesti uue kuu kohta üles, et see juba ka oluliselt lihtsustab andmete esitamist. Ja võib-olla neile siis, kellel on olnud varasemalt kohustus nii saabumise kui lähetamise andmeid esitada ja kes on seda teinud complex failina, et siis lihtsalt infoks, et kui teil on selline süsteem, mis juba genereerib selle complex faili nii saabumise kui lähetamise kohta, et siis et ei pea seal tegema hakkama mingeid muudatusi, et te võite selle andmeid ikka ära esitada, et lihtsalt need saabumise andmed ei laeta kuhugi, et lihtsalt tulevad lähetamise andmed üle, aga et midagi ei juhtu ja süsteem ei lähe segaseks selle peale. Nii et võite seda nii-öelda jätkata. Aga minu poolt aitäh ja annan siis põranda üle Evelinile, kes saab teile näidata natuke, kuidas neid andmed seal siis nii esitada. Tänan, Jane. Et ma mõtlesin, et ma kõigepealt näitan meie kodulehte. Ma loodan, et te näete. Koduleht ehk siis Intrastati leht Statistikaameti kodulehel ja siin on mitmed need korduma kippuvad küsimused, millest ka Jane rääkis juba. Aga siin on lisaks sellele veel ka käsiraamatud, eesti, vene ja kui see koduleht võtta inglise keeles, siis on ka ingliskeelne olemas. Ja siis on ka siin kombineeritud nomenklatuuri ehk siis kaubakoodide jaoks seletav nomenklatuur ja nüüd mida Jane ka näitas, et on olemas eraldi veel kaupade klassifitseerimine nomenklatuuris, et kus on teatud kaupade osas veel täiendavad või abistavad selgitused ja koodid välja toodud, et siit saate ka selle juhendi kätte. Ja siin on ka erinevad need complex faili ja estati laadimise ja XML faili puhul. Et Jane mainis siin, et complex faili, et kui teil on juba arendus tehtud, ei pea muutma, siis sama asi on ka XML-i puhul, et kui teil on XML-i kohta arendus ja arenduses laekuvad sinna edastatavasse faili mõlemad vood, et siis selle peale te ei pea nagu raha kulutama hetkel hakkama, et seda faili muuta. Et laetakse meile ainult siis lähetuse andmed. E-stati te leiate meie kodulehelt, ma loodetavasti te olete seal kõik juba käinud, siis on E-stati. Ma pean tunnistama, et ma siin vahepeal sisenesin E-stati ja võtsin juba ette ka Intrastati kauba lähetamise küsimustiku. Ja mis on nagu aeg-ajalt ikka mureks olnud, et see sessioon on liiga aeglane, et ma ei jõua oma mõtteid ära mõeldagi või seda faili juba kätte saada juba, kui see sessioon ära katkeb. Siis siin esilehel, kus te saate selle küsimustiku juurde minna, on üleval siin päise rea peal ka sessiooni kestvuse pikendamise osa. Et mina olin kohe algselt juba 90 minutit, et ma siin vahepeal olen teda natuke näppinud, et ma olen 60 minutine, et see on küllaltki pikk aeg. Saate juba siit ära esitada nad, valida complex faili või XML-i. Siis, kui teil on nüüd juhtum, siit on ka võimalik XML esitada, kui teil on nüüd juhtum, kus teil ei ole teil andmeid. Et näiteks ühel kuul teil oli näiteks puhkused suvel, terve tehas seisis või asutus seisis ja midagi ei toimunud, siis siit selle ratta alt saate kinnitada perioodid ja valida põhjuse. Tegevus oli hooajaline sellisel juhul ja valite selle kuupäeva, ütleme, et see on suvi, on see juulikuu, kõik puhkavad ja kirjutate ka selgituse
ja kinnitate ära ja näete, mul on juulikuu esitatud. See käib lihtsalt. Nüüd, kui nüüd minna küsimustikku sisse, mul on siin üks pooleli olev küsimustik, võtan selle lahti. Uus tegevus, mis siin on juurde tulnud, on see, et aeg-ajalt ettevõtetel õnnestus laadida tuleviku küsimusi. Ehk siin praegu mina läheks ka tulevikku. Ma läheksin veebruarikuusse ja sellepärast nüüd annab mulle väikse hoiatuse, et natukene värskendab mu mälu, et kuule, ei hopsti, kas ma ikka tahan veebruari salvestada. Veebruaris tegelikult ma andmeid ei tea, aga teile näitamiseks ma võtan jah, aga tegelikult teie võiksite varsti saata ikkagi jaanuari andmeid. Ja kui nüüd see küsimustik lahti võtta, siis siin on ka mõned rattakesed ja nii-öelda väiksed sellised allalaadimise kohad. Siin on võimalik PDF-i laadida. Võib-olla tõesti keegi tahab, aga siin rattakeses on võimalik ka tühistada näiteks, kui te olete tõesti laadinud valesse kuusse. Olete jah, nii nagu mina praegu jah panin ja laadite valesse kuusse ja avastate, et ups, pidin ikkagi jaanuari panema. Et siin on võimalik see küsimustik tühistada. Ja muutuja koodega näha, et võib-olla peateates on neid rohkem näha. Siis siin on nupp vaata vähem, vaata rohkem. Siin on võimalik tervele sellele küsimustikule esitada kommentaar. Ja siin on ka käsiraamat. Ehk siin on siis olemas kaubakoodi leidmiseks abilised ehk klassifitseerimise juhend, ka see kombineeritud selgitavad märkused ja klassifikaator. Et sellised abivahendid on siia ettepoole tekkinud. Küsimustik on ikkagi kauba lähetamine, ehk siis ta nüüd on B-tabeli all. Ja siit allalaadimise nupust on võimalik teil tõesti ka laadida ülesse. Mina näiteks teil esialgu üles laadimist, siis ma pärast võin ka näidata teile allalaadimist. Et põhimõtteliselt see on sama, mul on siin näidis olemas enda jaoks tehtud. Avan selle laen ülesse ja mul on küsimustik siia üles laetud. Põhimõtteliselt samamoodi siin on võimalik laadi alla XLS fail. Ma võin selle laadida alla ja ta on mul selline näeb välja. Mida Jane rääkis, et te võite ise teha nii-öelda oma eeltäitmist. Et kui te teate, et teil on, ma saan seda ekraani suuremaks teha. Kui te teate, et teil on mingi kindel partner Soomes, kellele te kuusse kaupa viite, teil on Leedus näiteks siin kindlad partnerid, Läti kindel partner, et teil on nii-öelda see põhi all ja päritoluriik muidugi siin on XX ja natuke paha, aga kui ma ise toodan, siis palun kindlasti pange sinna Eesti. Me teeme ka Eesti päritolu kohta statistikat, et see on igati oluline. Ja kui teil on need kindlad kaubakoodid, mis ka sinna liikmesriiki lähevad kuust kuusse, siis teil väga palju keerukust ei ole, kui teil lihtsalt on vaja uuendada järgmise kuu jaoks seda netomassi vajalikul määral, kui mõõtühikus on midagi muud kui see ZZZ, et siis ka kogust ja kaubaväärtust. Ja salvestate ära ja loete siis sellesse järgnevasse kuusse ülesse. Et selline abivahend on kindlasti abiks kiiremaks esitamiseks. Loomulikult on võimalik veel esitada ka täiesti vanaviisi. Lisa uus tabelirida tuleb teile lahti selline nii-öelda lehekülg, kus te siis saate panna sisse riigi ja saate täita tehingupartneri. Mina tõesti panen praegu siin väikese triki tehingupartneri, sellist ei eksisteeri, aga teil on kindlasti reaalsed tehingupartnerid. Et kas nüüd siis müük on nii-öelda firmale või siis eraisikule vastavalt sellele
päritoluriik oleneb sellest, mis kaubaga tegu on. Et kui on teie enda toodetud, siis on Eesti. Kui ei ole teie toodetud, siis on see mingi muu kaubakood. Võtan siit küttepuud ja netomass tuleks siis ka kõikidele koodidele panna ja kogus siis nüüd sõltuvalt sellest, kas küttepuudele on vaja mingit, ütleme küttepuudele ei ole vaja, aga kui mul oleks olnud siin, jah, et kui ma ise nii-öelda toksin sisse, siis ta peaks automaatselt nagu tulema siia juurde, et siin tuleks siis ka täita kindlasti see täiendav mõõtühik ja panna siis kaubaarve summa ja lisada tabeli rida. Ja kui on see tehtud, siis on ta olemas ja siin all on näha. Ja kontrolli küsimustik, et kui kõik hästi läheb, siis vigu ei ole. Kui on probleemid, siis tuleb võtta need vead lahti. Ja edasi saab siis ka kinnitada selle.